muidugi igas farmis on kana. jah. Oota kui ägedad. Kas siin võib paita? Ikka võid, oota kui ägedad. Me saame nende juurde ilusti ka minna, usun. See on nunnud. On nunnud, on ju? Kas arvata, et ta tahab süüa? Oh my god, nad on päris nunnud. Väga nunnud. Arvustab suur kutsu siin. Ilusaks ka mõnikord enda tiivad. See tumedam, see on isane ja tema teeb. Nii lahe. Aga ta on praegu natuke noor alles. Nii suur ja kui issi vaata, kui suur. Ma näen. Pai teha, ta on hästi Nii lahe kana meeldib. Küll hästi meeldib paitamine ka. Joo, oi kui suur sa oled. Issand jumal. Need on traumatuugukanad. Nii ilusad. Ma arvasin kodus, et meil on suur. Jänes, aga... Vaata linnadega koos siis linnatella siin pakavad. Nii. Lähme nüüd otsime, kus siin kõik on. Lähme vaatame, vau. No näed. Vau. Tere. Oi. Vaata, sa tahtsid katsuda, Luulu. Vaata, ta on praegu lühikeseks pügatud suht, aga katsu siis, kui pehmed on. See on hästi super. Ja. Kuskil on need hunniks on veel. Ja, nad jooksid meile vastu enne kõik. Ma kardan lambaid. Mis sa tast kardad? Kuule, mis on? Oi, kui mõnusad. No näed, ossa. Ugo, sa ei pea kartma neid. Uksi kardab. Vaata, see sarvedega, see on kõige suurem sõber. Sellepärast, et tema tahab hästi palju pai. Talle hästi meeldib, vaata, kui talle pai tehakse. No näed. Sätib ennast. Ei saada siin talgi ketni. Ei, ta on hästi sõber. Vabandust. Hästi vabandust. Talle võite niimoodi loota, võite visata liiba. No näe. Ossa. Viska ühe sinna vahele. Nii, lõbusad siin alla. On jah, väike kuhka. Aga suhka, kes mida väiksem laps seda hullem. Isi peab ennast ka treenima tegelikult. Aga energiat on nii vähe. Said hakkama? Täna on laupäev ja üle 1 miljoni aasta. Tegelikult ei ole üle 1 miljoni aasta. Tahtsin öelda, et üle 1 miljoni aasta on vestlusõhtu, aga ei ole nii, sest alles oli Alexela. Aga nagu siuke väiksem vestlusõhtu on nüüd minu meelest üle 1 miljoni aasta. Ma olen väga excited, kell on mingi 10:30 päeval, kell 11 tuleb Kristjan mulle järgi, siis me läheme Tartusse, lähme Veespaasse, me peame kingikotid ära pakkima ja tahaks ma peangi päevitseriided kaasa võtma, tahaks ujuma minna ja natuke lõõgastuda enne kui meil siis lõbus vestlusõhtu pihta hakkab. Ma olen väga-väga õnnelik. Mulle meeldib vahepeal selliseid väikseid sutsakaid teha. Kuigi ma ei tea, kes 125 inimest on väike sutsakas, aga no ütleme, et on. I'm happy! Kristjan on kohe siin ja esimest korda elus me oleme sellises kimbatuses, et meil on külalistele nii palju kingitusi, et me ei mahu vist ühe autoga tulema. Kohe nüüd vaatame täpselt üle, et kuidas need asjalood on, aga jumal küll. See on see, et tahad head, vastu pead. Ühesõnaga, mida me nüüd tegema peame? Me peame ümber pakkima mingeid asju, sest et siuke pakk võtab nii palju ruumi, meil on vaja need kõik eraldi saada. See on üks väike toode. Kellagi tooli jätame meile siia praegu siis. Jah, ma tulen. Või paneme Marianne autosse? Jah, see on ka variant. Ma tulen ja toon sinna Jaa, siis jätame siia. Ühesõnaga, see on siis see tulemus praegu. Kõik autod on asju täis.
ja mina vlogin. Päeva jaoks valmistanud. Me valmistumegi. Need kõik. Töö käib, aga igatahes mina mahutan nüüd kõik neil siia ära. Ja siis nad saavad naaksu tõmmata. Ma ei suuda uskuda, et me võib-olla saame sellega hakkama. Auto on küll mega täis. Ja ülejäänud asjad võtan mina sülle ja istun seal ees. Märten tõesti oskab Pakkida. pakkida. Esimese lõikame välja üldse. Nii. Ja tee samamoodi siuke pesa nagu linnupesa, siis paneme alles mulda siia peale. Aine, siis ei, tead, rohkem pole isegi vaja, ma arvan, nad kasvavad ilusti suureks. Mina lähed sinna sisse ja kasvan linnuks. Sina kasvad linnuks seal sees, jah. Nii, aga siis võtame mulda ja paneme need kõik 5 tükki siia kasvama. Teeme ilusti, on ju. Ma toon noa, lõikame selle lahti. Ja ma võin valada. Nii. Okei, aitab. Upsi. Nii, pole olla. See on väga hea kogus. Nii. Ja jääme laiali. Aja ilusti, aga mitte väga palju praegu. Ära laiali jää. Tee niimoodi ilusti. Need tükid, vaata, mis on suured, tee niimoodi puruks. Ja siis, kallikene, teeme siuksed pesad siia, sest me paneme need siia sisse, pesasse. Me tegime koolis ka siukse, aga mitte nii suure. No vot, nii. Meil oli see auk mingi nii väike, vaatasi. Ja nüüd kastame need märjaks ka aine natukene, et ta tuleks ühest tükist siit ilusti välja. Väga palju polegi vaja, sest need on väikesed topsid, aine. Ütle, kui stopp. Ma arvan, sellest piisab isegi, siis saad kasta sinna sisse. Ja. Nii, pisikesed on nüüd mullivannis otsapidi. On mõnus või? Jaa, väga. Ja. Ma sain vaala. Vaala said või? No vot. Ja mina tahan värvima hakata tegelikult. Nii et vaatame, kus see päev siin areneb. Jube palav on küll täna, ma ütlen. Väga mõnus. Loomulikult ei saa me Tartusse sõita ilma väikese tikupoisi peatuseta. Kohustuslik tikupoisi peatus. Kristina, mis me võtame? Kõike head ja paremat. No ikka kiluleiba. Kiluleiba kindlasti, see on ülihead, pirukad ka. Ma tahan kõike, ma olen kõht niigi. Sama. Me jõudsime Tartusse, tõime päikese endaga. Mitte, et seda päikest poleks enne olnud, aga miinus on nüüd see. Elanikool. Et me peame kõik need asjad 3. korrusele tassima ja keegi ei tule meile appi. Viimane kord, kui keegi üldse kingitus saab. Kui ma arvasin enne, et kõik see on raske, siis 3. tassida on horrifik. Õnneks saime 2 väga tubli poissi meile appi, kes aitavad meil asju tassida, aga kas ma tundun saledam kui enne, sest et see on fucking hard. Kui te praegu aru saaks, kui väsinud me oleme. Kõik. Kui väsinud. Jah, me ei jaksa, minu käed ei tööta, ta on nagu oh my god, I did it. Või noh, meil on vaja pakkida ka kõik need. Paneme need kuskile sinna rivi. Tekitame nagu siukse pika rivi ja siis hakkame järjest täitma. Sest et appi. Me hindasime Kristinaga täiesti üle seda, kui kaua meil aega läheb. Ma ei tea, kaua me seda kõike teinud oleme, aga hakkab looma. Tahan kõigile näidata, mis on see glam päkkari elu. Soovid su vorsti ikka, näksutame ja? Pepperoni. No tuleb valmistuda ja kuidagi showks energiat saada. Me tegime nii ränka tööd. Ei, see oli haige. Kas on tervislik või? Vorsti süüa. Muidugi, valku. Nii, täna on laupäeva õhtu on siis käes ja me käisime ossime Prismas seda savi ka. Ma armastan savi. Sa armastad savi on ja mis sa kavatsid teha üldse? Ma kavatsen ühe kassi teha, kes sööb. Ja Hugo, mis sina teed? Ma ei tea alles. Alles mõtled või? Ma olen kunstnik, ma olen kivikunstnik. Kivikunstnik oled? Ma oskan hästi. No vot. Mina olen täna juba igasugu asju teinud, aga siis Maljal tuli üks mõte, et temal on vaja enda äppi, kus ta suupsid saavad siis küsimusi küsida, ta saab neile vastata ja nii edasi. Ja nüüd ma olen tal seda siin teinud koos Cloudiga. Ma ütlen ausalt, I love AI, sest see kõik käib väga kiiresti. Kui sa vaid tead, mida sa täpselt tahad. Ma ei tea, kas te kuulete siin õues üldse midagi tuulega, aga mul on siuke ilus tumba, mille kaskusest täis
ma sain selle lõhna isegi, haisu sain isegi välja, aga ma loll panin siia peale äädikat ja jätsin ta päikse kätte ja nüüd ta on discolored. Mina oma targa peaga läksin poodi ja ostsin kanga värvi. Ja nüüd ma hakkan selle väikse pintsliga või suure pintsliga seda värvima. Ma vaatame, mis saab. Kui te küsite, kas ma tean, mida ma teen, ei. Ma ei tea isegi millega alustada. Äkki ma peaks iga ruudu erinevat värvi värvima? Ei, ma ei tea. Värvi tundub nii vähe. Tead, ma alustan ühe ruuduga. Ja siis vaatan midagi, mis saab. Tegema nii, et kõik on eri värvi, sest et mul on neid värve, ma võtsin kõik lillad ja roosad, mis neil seal olid. Väga äge. Jaa, aga see jääb kuidagi nii laiguline. Äkki ta kuivab alles või? Ja ma ikka tunnen, kui sa haisu. Aga ei, no tegelikult on äge niimoodi, et... See on minu tänase päeva hobi. No väga vinge igastahes ausalt. Kuna ma olen igastahes käin kargos ära. Nii et musi sulle mu väike kunstnik. Täna on lihtsalt ulmeline päev olnud. Esiteks ma liigutasin oma kodulaenu ümber väiksema intressiga. Siis, mis ma veel tegin? Ühesõnaga, kirjutas mul üks naine, et kas teile ei ole kodunud? Ma mingi, teil on mingi nädal aega kodunud olnud. Siis ta mingi, ma olen nädal aega toitnud teda. Ütles mulle oma aadressi. Ma mingi, okei, ma tulen talle kohe järgi. Läksin sinna, siis ta mingi, ei, ta praegu ei ole siin. Ta lihtsalt käib siin õhtuti. Ma mingi, okei, nüüd on õhtu käes. Ma tea, mis see kell on, 5-6. Ja nüüd ta helistas mulle uuesti, et nüüd on teele tema aias. Loomulikult Märten on just ainult linna. Mul ei ole autot, nii et ma ootan praegu taksot siin isikus. Vaatan, äkki see on nüüd teele koju tuua. See on täiesti haige, nagu eelmine kevad ja sügis oli, suvi, kevad, sügis, no nii kaua, kui ma olen elanud siin. Kui õues on vähegi soe, siis teele hakkab kõndima vanakodu poole. Ja ma ei tea, miks ta lihtsalt otse ümber ei pööra ühel hetkel tagasi tule, aga ta ei tee seda. Nii et ma nüüd lähen toon ta ära. Ja pane tähele, loetud päevade pärast on jälle läinud, aga noh, vahet ei ole. Aha, jaa. No suur aitäh igastahes. Pole ammu nii armsat inimest kohanud, kes ütleb, et tema viitsib peale tööd oodata. See oli praegu üks kõige armsam käik Arte kunstipood. Ma vaatasin, et nad on kella 8 lahti. Ma enne ei pannud tähele, kui ma autosse istusin ja siis ma helistasin neile. See naisterahvas oli reaalselt nii armast, ütles, et tal on bussini aeg, et ootab mul siis ära. Ja ma sain kõik, mis vaja oli või noh, loodetavasti kõik, mis vaja oli. On ikka häid inimesi olemas, mõtlen ausalt. See tegi küll tuju heaks päev. Kohe tuleb Märten, kohe tuleb. Teeme selle haudu ju. Oh my god, täna on teisipäeva hommik. Märten istus juba autosse ja sõidab jälle Tatari loomakliinikusse. Eile Jänes sai süsti. Saime koju 4 süsti. Tal on need antibiootilised ninatilgad. Ta on neid iga päev saanud. Täna hommikul ma läksin vaatama, mulle tundus, et ta ei saa nagu üldse nina kaudu hingata. Ma tegin talle süsti ära, ma panin ta ninatilku, ma üritasin puhastada. Ma vaatasin, et läks ainult hullemaks, nagu ta reaalselt, ta hingas ainult suu lahti ja niimoodi kõõksus ja vahepeal tegi mingit piiksuvat häält. Appi see oli nii õudne, ma arvasin, et ta sureb mulle kätte ära. Aga siis tuli Märten apteegist, ta tõi siukse asja, millegi imikutel tatti imetakse, et ta sai... Te näete, natukene tatti sai ninast välja, siis ta sai natukene hingama hakata. Ja rääkisime loomaarstiga, et ta läheb sinna, et mingi hormoonsüsti saada. Appi kui hirmus on. Ühesõnaga, Märten on arstilt tagasi ja arst ütles, et ei ole nagu väga roosiline see seis, aga ta sai steroidisüsti.
nüüd tegime talle kodus auru. Märten sai jälle tal tatti välja imeda ja nüüd ta nagu saab hingata. Ta saab hingata ka nagu paremini. Et tundub nagu natuke parem olukord. Ma tegin vahepeal süüa eile suubiside chatis, keegi ütles, et ta sai kukeseene pirukat. Mul ei olnud ei kukeseeni ega ka taigent, aga ma tegin lihtsalt seenekastme. Noh, oled vässu või? Eks sa oled ju päev läbi lamanud siin. Nii, proovime talle piima anda. Vaata. Vabandage. Kui nüüd mõtled selle peale. Oh my god, it's happening. Joo. Sa pead kõtu täis saama. Su emme ei anna talle mitte midagi. Noh, kõik või? Oot. Mis asendis su ema sind imetab? Ma näen küll, te lähete kõik nagu väiksed rekkamehed talle selja alla. Ma olen näinud küll. Noh. Võta. See on delicious. Jänesepiim. Mõtled ninna ei lähe. Läks ninna või? Ei läinud. Kuulake, kuidas ta krabiseb. Joo. Ta on ikka palju parem, kui tal eile olla oli päriselt nagu. Kas ei taha rohkem süüa? Paneme siin ninarohtu. Ops. Raad. Tere Joosu. Tere Feikor. Tunnen ennast nagu kassi jumalanna. On nii või? No mahuta mõlemad. Ei võta mu võileiba. Tegelikult, sõbrad, ma tahtsin nagu niisama hängida. Te ajate nii palju karvu mulle peale. On nii või? Miks su keel kogu aeg suust väljas on? Tahtsin näidata väikest klippi, mõkese uuringumüts välja näeb. Ma nagu saan aru, et on tore, kui autos on nagu natuke näksutamist, aga miks on Märten ostunud 4 pakki küpsist autosse? The fuck? No vaadake neid nunnusid. Tere nunnud. Naudivad väikest õuepäevakest. Girlfriend. Ma tahan lihtsalt näidata, kui ilusad tulbid mul on. Ja vaadake, need on nartsissid. Siuksed huvitavad. Olen tellinud. No osad hakkavad siin juba vaikselt ära surema, aga no vaadake seda iludust. Ja need iludused. Ja siuksed väiksed ilusad nunnud. Te olite ka ilusad. Aga hakkate minekule minema. Ei ole hullu. Ja kas te olete näinud siukseid nartsisse, mis on nagu ühe selle küljes on hästi mitu tükki. Beautiful, sina, amazing, superb. Iludused, iluduse järgi. Vaadake siuksed väiksed tulbikesed. Amazing. Ma ei tea, miks see nii õnnelikuks mind teeb. Kas ei ole mitte kaunis. Ja siin on siuksed hiiglased pikad. Siin ilus kahevärviline. Ja siin on need jälle siuke nartsiss, mis on nagu ühe tupsu otsas. Oi, ja kui ilus roosas sina oled. Beautiful. Ja siia ma olen nagu korraliku mingi nartsissi mere teinud nagu näha. Väga ilus, beautiful. Aga mis siia tuleb, ma ikka ei tea. See kohe kasvab pikemaks. Ma ei mäleta, mis ma panin siia. Ma natuke rohkem tee seda. Oota. Nii. Oota. Ära nüüd, kurat, sõber siple.
siiamaani kahjudest. Tal tundub fine olevat. Nii. Tubli! Mõtlesin, ma räägin kiirelt, kuidas see brain mapping või mingi asi käis ka, et see oli tegelikult suhteliselt lühikest aega. 10 minutit panid see mingi müts pähe, mingi keeliga. Ja siis 10 minutit pidin istuma, mingi telefoni midagi tohtin näppida, pidin ühte kohta vaatama ja lihtsalt olema vaikuses. Ja siis pidin 10 minutit silmad kinni istuma, ka liikumata ja kõik. Ja nüüd panin arstile uue aja, kus ta siis seletab neid tulemusi või mingeid asju. Muidugi jube kirves on küll, uuring ise 210, nüüd uus vastuvõtt arstile, ma ei tea, palju see maksab. Aga no, it's crazy. Ma ei tea, eks ma annan teile teada, mis ma sealt targemaks sain või kas ma üldse sain. Aga praegu ma panen ennast valmis, sest ma lähen dinnerile. Tuuli tuleb siia, jätab Margo siia Märtenile ja meie lähme sööma. Väike outfit check. Selline ma siis olen. Remember my face. Paneme ka lauru ka. Jaa, vaadake. Reaalselt ma eile arvasin, et see jänes sureb mulle kätte ära. Ja täna sa krudised ainult natukene. Mis sa võtsid ise auru teha või ma teen? Ja ma teen. Nii, ups. Täna on see päev, kus me tulime jälle karti sõitma. Eelmine aasta ma käisin Ant Pelluga. Siis mõtlesin Karlusele, et nemad on kindlasti sõitma tulla. Sest ma ei tea, mina olin väike ka, kui ma käisin karti sõitmas esimest korda. See oli väga äge kogemus. Pärnus oli isegi karditrenn, kuhu ma vist 1 korra läksin või 2 korda, ma ei mäleta. Aga ma ei tea, minu see on väga mõtlus tegevus. Eriti kui sulle adrekas meeldib, siis tegelikult sa saad siit oma väikse sutsaka ikkagi kätte. Nii et tulge proovige ka. Nii, mis need skoorid meil tulid siin? Teised kutid olid ikka kiiremad. Lauri ja Timmo olid 1,5 sekundit kiiremad kui mina näiteks. No vot, kuidas oli siis? Meeldis muidu või? On väga lõbus, on ju? Jaa, mulle ka meeldib. Hea adrekas. Ta jäi maja ees seisma ja ma ei tea, mis sealt teada välja tuleb. Me eelistame küll, aga keegi võis mul vastu. Jah, me just parasjagu puhastame loomi praegu. Oi, kui äge. Ma isegi mäleta, millal me viimati vlogi üles panime, nii mul on väga keeruline kuidagi selle vlogi lainele tagasi saada. Aga ühesõnaga, täna on neljapäev ja täiesti horrid hommik. Märten avastas hommikul, et üks jänesepoeg on surnud. Ja kui te nüüd arvate, et see oli see jänesepoeg, kes oli väga haige ja kes oli juba surmasuus, ei. Must jänes, nagu see pisikene sellest uuest pesakonnast, seal oli 3 tükki alles. Ja see must oli ainuke, kellel põhimõtteliselt polnudki nagu üldse nohu. Ta oli küll teistest pisem, aga pesakonnas ongi, osad on suuremad, osad on väiksemad. Ta ei krõbisenud, tal ei olnud tatine nina. Ta sai ka seda nohurohtu, vitamiine ja hommikul oli lihtsalt surnud. Ütlen see, ma saan nagu aru, et see pesakond oligi nagu nõrgem pesakond, paratamatult on ja, et see emane sai liiga ruttu uued pojad, ta ei olnud nagu füüsiliselt võib-olla nii valmis selleks. Pesakond on nii nõrk, aga no ei oska nagu rohkem midagi teha, annad kõiki asju, vett, vitamiine, rohtu, arstil oleme käinud, see valge jänes on 2 korda arsti juures käinud, täiesti nagu lihtsalt ülevaatamises. Fine, surnud. Ma ei tea. Ja see, kes on nagu, sorry, mul on hääl nii ära täna. Ja see, kes oli siin paar päeva tagasi surmasuus, on ja hüppab ringi, sööb, joob. Pole nagu, nohu on neil ikkagi. Et ma ei tea, mis siin ikka, teeme auru edasi. Tal on veel süst vaja saada 2 päeva. Ma ei tea. Ma pean ennast kokku võtma, sest et Martal on täna lõpetamine. Ja lähme Marta lõppu peale. Marta kindlasti soovis, et oleks kingitused ka. Ja siis ma ütlesin, et pohokäändalil on siuksed väiksed nunnud küünlakesed. Ja mõned väiksed, sorry, mul tuli sõnum.
mõned väiksed asjad veel, et ma käin lillepoest läbi, ostan lilled, sest Marta ütles, et tahab 3 kimpu anda. Ja siis lähen lõpetamisele, see lõpetamine on õues. Ma ei tea, õues on päris jahe. Ma ei tea, mis ma selga panen. Ei tea, ei kujuta, et täna midagi tõmban peale. Tunnistuse saab Marta Kene-Treimann. Marta on nüüd rikas, ta sai vanaema käest lõpetamiseks 20 €. Me tulime restorani sööma ja Marta ütles, et tema ei maksagi. Ma arvasin, Marta, et sina maksad, sellepärast me tulimegi. Võime tasuta ka nagunii. Mida? Võime nagunii tasuta. Kuidas me tasuta peaksime saama? Varastame. Sööme ära, siis jookseme ära. Väga normaalne tegevus. Väga normaalne. Tuleb see touru ka või? Tuleb ikka külje pealt tuleb. Noh, vaadake, kui suureks on meie esimene pesakond kosunud. Väiksed nunnud. No, Clementa. Marta tegi väikse snäkitaldriku jänkudele. Tule siia. Lea, tule siia. Lea, tule siia. Lea juba on seal. Oota, ära pressi. Tule lihtsalt siia. Ei pressi. Paneme siia ka. Ma tulin otsapidi Tyroniga Viljandi veemotorsisse hooldusesse täna ja ma pean ütlema, et Viljandi on ikka üks ütlemata armas linnakene. Eriti kui ilmad näevad ilusaks, siis tõesti see on päris mõnus jalutada. Ma ei ole selle arhitektuurile siin varem väga tähelepanu pööranud, aga tead, see on nagu väike Pariis. Natuke lohakab need välja või üksikud majad. Aga üldiselt väga äge. Tõesti siuke päris mõnus vibe. Ma saan täitsa aru, miks inimesed siia suvel tulevad või miks nad siia kolivad. Ja nii edasi, aga ma tahan süüa. Nii ma tulin otsapidi siia Viljandi Lossi mägedesse. Johan Laidoneri kuju vaatasin juba ära, kus ta hobuse seljas istus, aga ma räägin, see on päris äge. Ma ei olegi siin käinud uitamas, nii et väga ilus park on siia tehtud ja kõik. Ma ütlen ausalt, et see on äge. Ma olen elus nagu Viljandis käinud küll, aga siia pole kunagi varem jõudnud. No nii, näitame teda oma naistele. No nii. We present to you. Nüüd läheb. Ohohoho, viskas. Joo. No nii. Näita nüüd ennast. Noh, naised, mis te arvate? Mul ei ole õrna aimugi, millal me viimati vlogi tegime. Äkki Märten täna õhtul paneb kokku. Mõtlesin, et ma riisun, ma rohin selle siit ära. Natuke nagu nadi hakkavad juba surema, aga nendest ikka veel ei tea, mis need on.
midagi nad on. Tšau, Paulikene. Ühesõnaga, ma sain selle nagu umbrohutatud, aga siit tuleks kõvasti trimmerdada üldse. Meil ei ole mure unidatud veel see aasta. Iriis or iriis, aga siis ma... Anne, kuule! Siis ma võtsin siit, siin oli siuke puidustäär, ma võtsin selle ära, panin kivi tasemele, sest meil on miskipärast palju kive siin. Keegi on kanalas munenud. Vaatame. No, kes munes? Näita. Ei ole. Mis sa karjuta siis? Kuhu sa munesid? Ja Märten on viimased päevad väga usinalt ehitanud siin siukest jäneseaedikut, sest et meil oli vaja siukest nurka, kuhu kassid ja mingid, ma ei tea, mis asjad sisse ei saaks. Siin saame jänesepojad sealt majast välja lasta, siis nad saad siin kohas olla. See on mingi dokumentaal või? See dokumentaali nimi on vlog, mille me oleme ju unarusse rahvale võlgu. Me oleme võlgu jah, väga pikalt juba. Nii et natuke veel värvida ja siis on valmis. Muidu mul väga on kohvi, aga... Ma proovisin. Aga ei õnnestunud. Ta ütles, et ta tahab 45 minuti pikkust scalingut. Keski peab ütlema, siis kantselit. Märten läks ise kohvi tegema ja Mari peab kahjuks värvima. Kahjuks. Tegelikult siis ma saan vähemalt midagi teha. No väga hea. Jah? Ma olin selle ühe paberi siin pannud peale, siis sai sita junn. Ja nüüd on mu käed sitased, nii et... Mõtlesin, šokolaad. Võtsid siit ära, vaata. Ma ei saanud seda koristada, ma panin lihtsalt nagu plaastri peale. Nii et, aitäh. See on küll solvav, et tahad midagi istutada. Kas sulle tundub, et ma istutan neid asju sulle? Sest ma luban sulle, see ei ole nii. Posse, sinust on nii vähe tolku ka. Aga ma pean ütlema, et ma olen siiski väga uhke enda üle. Maasikad, võib-olla Märten ütles, et ta tõmbab mingi võrgu siia peale. Patat. Ja mingi white bush suvikõrvits. Ja siis mul on veel mingi üks kõrvits ja veel 2 suvikõrvits, et need ma mõtlesin, ma panen sinna potidesse. Ja siis vaatame, mis edasi saab. Pidin ohverdama ühe mullakoti, alasin selle siia. Siis äkki neil ei ole tahtmist käia seal saputamas ennast. Minge vaadake, nautige. Seal on lehti ja mulda ja liiva ja tuhka ja väga refreshing, I promise. Kanad on veits segaduses, mis asi see on siin? You will love it. Just try. Jah. Minu peenrasse küll tahtsid sisse hüpata, aga siia ei sobi, jah. Jäneste aedik sai valmis ja Posse naudib oma live TV-d. Noh, possu. Ei saa sisse, jah. Ma istutan siia lavendleid. Kuigi ma praegu hakkasin mõtlema, et võib-olla see pojenk kasvab veel suuremaks, siis 3 tükki käib ka kõigi eest vaadates kohe ilus. On. Väga ilus kallis. Mõned ma saan siia vahele sokutada. Näritud tulpide vahele.
jah, Pauli. Võtka tilli või? Pauli? No sina tahad? Okei. Sorry. Märten teeb mingisugust süsteemi, et meie väärtuslik kraam alles jääks. Muidu vaata, et see seda kõrval olevat taime ei rapi. Ma proovin. Kas sa arvad, et see oks aitab midagi või? Ei. See aitab ikkagi see, et kui need küljed, ma arvan, hoome kinni lihtsalt. Niimoodi on hea küll. Ja kui maasikad valmis saavad, siis süüa neid ei saa. Sest et põrk on peal. Niimoodi. Nii, vääname seda siit ka ära ilusti. Vaatame, kas me saame teha nii nagu vaja. Samas ta võib igal keegi sisse ei saa, I hope. No jaa, aga tead. Pean ütlema, et see kukk on nagu naljaka pildiga. Ta nagu oleks hästi pikk kuidagi. Nagu peenike ja pikk mees. No, te võtate päikest siin, jah? Ja ärge laske mulle ennast segada. Enjoy. Päeva lõpuks peab see nii tulema, et selline suur aedik tuleb neile ja siit saame sisse hakata käima. Ja siit tuleb ka veel aed. Nii et jah, see seisub jumala niisama seal praegu, aga lihtsalt for the view. Siuke ta peaks siis tulema lõpuks. Peame ikka vlogi lõpetama tõelise seisu, kui me hakkame välja näen. Full uhatisi täis, natuke ratchet, aga pole hullu. Sest ma olen väga rahul tööga, mis ma täna siin aias teinud olen. Ma ostsin natuke vaarikaid ja tikreid ka, nii et ma homme siis mõtlen, kuhu me need panna saaks niimoodi, et jänesed neid ära ei saaks, kuigi teine variant on see, et äkki Märten saab hoopis jänesevaadiku valmis seal kaugustes. Siis me saame jänesid sinna sisse panna ja siis ma ei pea üldse mõtlema, kes need ära sööb, kui siis ainult kanad. Aga jah, sorry pika vlogi pausi eest, kuidagi nii palju muid asju on kogu aeg teha olnud, aga kui nüüd see üles läheb, siis me proovime rohkem reele saada omadega. Tšau!